Tere! Täna ajame jälgi seal, kus kohtuvad vanad küsimused ja uued lahendused. Vaatame, kui palju sooja annab igapäevane andmete talletamine. Vaatame, mismoodi on kõige kergem merest prügi kätte saada. Aga kõigepealt sildume Varblas. Jälje väikesadamate tuuril jäime eelmisel korral juttu puhuma tegelikult hoopis Saaremaale, Kõigustesse. Kuna see on siiski üks eriliselt külalislahke sadam, on peremees Niklas nõus mind mandrile ära viskama. Mul on juba jope selas, saame märjaks ka või? No, võib olla küll, et saame. Vaata, milline muul siia on tekkinud. See on hullem kui Pärnu muul. Jah, väga uhke, et sadam on nii uus, et mul eelmise aasta avioniksi peal ei olegi seda. Et väga vinge, väga selline, sa oled Saksas kuskil jõe peal, Helme jõe peal. Edela tuulte eest kaitstud hästi. Need tulevad seal. No see on ju kaitsetud igal tuulel, see läheb sinna sisse. Super koht, ilusasti tehti ka selle loodusliku kivedega. Aitäh sulle, Niklas. Järgmise korrani. Järgmise korrani, jah. Tervitus. Tervist. Mina olen Marko. Mina Eino. Millal selle sadama ehitus algas juba? 2,5 aastat tagasi on veebruarikuus. Täitsa nullist. Täitsa nullist. Saab ka veel kuskil abiks olla äkki täna õhtul? No ja abi käis jalate vaja. On vaja. Ikka. Mis ma teha saaksin? No, meil on siin terrassi jupp pooleli. Aha. Paneks mõne laua. Jah, seda ma oskan. Enne tööle asumist võtan aga hetke, et veidi ringi vaadata ning aimu saada, kes ja kuidas siin kandis elavad. Nüüd aga ma olen siit Varbla sadama kai pealt kinni püüdnud ühe kohaliku elaniku või kuidas ütelda, kohaliku suveelaniku. No, kui kaua te siin Varblas siis olete suvitanud? Meie pere sattus siia 6,5 aastat tagasi. Seda ma tunnistan, et sellesse kohta me armusime. Ma arvan, ühelt poolt mere pärast. Selles meres on ühtaegu avarust ja laide ja linde ja kõike. Teiselt poolt kõik need metsad ümberringi. Ja ega seegi pole saladus, kolmas oli inimesed. Et kui alguses me nägime ühte meest, kes ütles, et ta siia teeb sadama, siis mis seal salata meis linnavurledes pani see võib-olla õlgu kehitama. Väga hästi kukub välja. Mis alamees sa tegelikult oled? Ettevõtja. Ettevõtja. Ja miks sul näiteks ühel päeval sul kangastus plaanis peas, et nii, nüüd võtan ette sadama ehituse? Elupäevad siit pärit ja merel juurdepääs nagu oli takistatud ja siis et seda piirkonda arendada ja nagu pilti suuremaks teha, siis sadama on vist väga hea idee. Sadama ehitusele aitas kaasa Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi toetus, mille abil on Eestis ja Lätis uuele elule aidatud kokku 21 sadamat. Kui mitmetes paikades tähendas see, et vana sadama koht sai juurde moodsaid lahendusi, siis siin aitas programm sündida täiesti uuel sadamal. Ja me nägime seda kanalite süsteemi, seda kaevamist, see oli vägev. Ja see töö on midagi sellist, mis on maani kummardust väärt. Aga kas see teid kui puhkajaid ei häirinud?
see rannajoone ümberkujundamine, ega see ei ole ju vaikne töö. Meie jaoks oli see põnevus ja just see, et me teadsime, et see on ajutine. Aga mis oli väga sümpaatne, et kõrvalt vaadates ma ei julge öelda, et ma tean just palju sadama ehitusest, aga seda oli ilus vaadata, et ehitati niimoodi, et ka looduse peale mõeldi. Ja ma arvan, see on üks väärtus, kui kohalikud midagi oma kodukanti ehitavad, et konnade krooksumine on alles jäänud. Tõsi, jah? Konnad pole ära kolinud? Ei ole konnad kolinud ja võin öelda, ei ole kolinud ära ussid ega sisalikud ega kõik need vägevad linnud, kes siin elavad, et tundub, et kõik on alles. Kuidas see nii-öelda disainitud on see sadama koht just, et teeme õige niimoodi, et edela tuul vist käib siia ikka päris hirmsa pauguga peale vahest? Jah, ega siin kõrval on Liivarand ja ainuke lahendus oligi see, et muul teha pikk ja loodusliku 3 meetri sügavuse peale. Ja küllalt kõrge, et siis ei kannana seda liiva sisse. Ja esimene talv nagu näitas ka nüüd, et päris tormine oli see aasta ja suhteliselt pidas hästi vastu, et mingid setted ei tulnud. Varbla sadam on nüüd kõige pikema muuliga jahisadam Eestis. 960 meetrit pikk lainemurdja on kindlasti uus kohalik vaatamisväärsus, kuid on veelgi põhjuseid, miks siinsed 30 kai kohta võiksid kiiresti täituda. Kui Kihnust sõita nüüd Haapsalu või Kuressaare või kuskil vahel, siis see nurk, see koht oli siin tühi. Ja ma arvan, kui võtta seda päevast purjetamise pikkus, siis 30-40 meremiili on nagu paras. Ja ma arvan, et Varbla on selleks nagu väga sobilik koht, vahepeatus teha. Kui suur see nii-öelda jahtide käive või kui suur see nii-öelda külastatavus kunagi millalgi peaks olema siis, et see ennast ka ettevõttena ära tasuks kuidagi viisi? Kui sadamat võtta selle koha pealt, et sadam kunagi ära tasub, siis on mitu põlve. Aga ma arvan, et tulevik on alguse vaadates päris hea. Tänavast on käinud juba mingi üle 100 jahi sees. Sadamas saavad purjetajad nautida kõiki mugavusi, millest merel puudust võiks tunda. Ära saab anda pilsivett ja prügi, tankida, süüa ning pesta. Lainetel liialt ära loksutatud merelistele on Puhkekülas isegi stabiilseid magamiskohti. Kõik viitab sellele, et järgnevad aastad võivad siinsesse ellu armuma panna veelgi suurema hulga rahvast. Kui me tulime, oli see kant nii nagu nad ise kuskil brošüüris on öelnud, kasutanud vist sõna pärapõrgu, aga küllap ta enam ei ole see. Aga teistpidi see tähendab ju seda, et see tulevad inimesed ja kui need inimesed, vähemasti praegu, kui me näeme neid jahtidega tulevaid inimesi või ka maad mööda inimesi, kui nad nagu hoiavad seda kohta ja oskavad hoolida, mida nad näevad. Ma arvan, et siis suudetakse leida loomulikult kompromiss. No nii, nüüd on selge, et elu areneb Eesti rannaaladel väga jõudsalt. Kogukonnad kasvavad, mõeldakse oma elukeskkonnale, oma tulevikule ning sellele, et areng siinkandis oleks kestlik ja mida paremat me enda ümber soovida oskaksemegi. Kui me tavaliselt mõtleme Telia või mõne teise telekommunikatsiooni ettevõtte peale, siis esimesena tuleb ikkagi pähe uus mobiiltelefon või natukene liiga suur arve. Aga tegelikult peavad kõik telekomi ettevõtted meie andmeid ka igapäevaselt kuskil hoidma ja kaasajal ikka väga keskkonnasäästlikult. Me kõik tarbime praktiliselt iga tund või iga minut mingit laadi digiteenuseid. Maksame kas poes kaardiga, tarbime sotsiaalmeediat, vaatame oma terviseandmeid, tellime midagi e-poest.
siis kõikide nende teenuste pakkumiseks on vaja serverid. Serverid on siis sellised võimsad arvutid. Need serverid siis oskavad talletada hästi palju suures koguses andmeid, võrreldes näiteks enda sülearvutiga ja omavad hästi suurt arvutusvõimsust, sest kõik need andmeid on vaja ka töödelda. Ehk siis piltlikult see üks serveriruum võib tarbida elektrit näiteks võrreldavates numbrites selliselt, et sul oleks nagu siia ruumi on pandud 50 saunakerist näiteks. On välja arvutatud, et tänapäeval tekib iga inimese kohta 1 minutis 1,7 megabaiti andmeid ja oma digimugavusega oleme niivõrd harjunud, et ega me naljalt seda hulka ei kipu vähendama ka. Nii püüdlevadki tehnoloogiaettevõtted selles suunas, et hoolimata kasvavast andmemahust ei suureneks nende säilitamiseks ja töötlemiseks vajaminev energiahulk. Ohohoo! See on nüüd teie kõige kaasaegsem serveriruum. See on kõige uuem, jah. See on siis eriti energiasäästlik ja keskkonnasõbralik. Absoluutselt. Mõned kapid on veel tühjad, aga muidu siin sees on siis arvuti, kus on mingi konkreetse ettevõtte kõik andmed, mida te hoiate, jah? Täpselt nii, jah. Ja seda ühte kappi võib siiski pidadagi selleks üheks saunakeriseks. Ehk siis, kui ma ennem rääkisin, et see keskmine kodune saunakeris võib olla seal kusagil 5-6 kilovatti, siis üks seadmekapp siin keskeltläbi võib täpselt samamoodi tarbida. Ja siin on siis üks kapp, kus on siis tagantpoolt näha servereid. Need on siis kõik väga võimsad arvutid. See on arvuti, see on arvuti, see on arvuti. Jah, täpselt nii. Nagu korpustarud üksteise otsa istutatud. Jah, nimetataksegi tegelikult neid sellisteks nagu eesti keeles head vastet võib-olla ei ole nagu plaatserverid või... Kõik ühe meediaportaali andmed, mida hoiustatakse, on siin sees. No, kes on kunagi kuskil välismaal reisinud ja metrooga sõitnud, siis aeg-ajalt on seal samasugused ventilatsioonid. Just kui rong tuleb, vaata, siis tuleb see sama õhuvoog. No see ikka puhub juuksed liikuma. Mis te selle õhuga nüüd peale hakkate? Seadmed võtavad ees sisse, kütavad soojaks ja lükkavad tagant välja. Soojust utiliseerime, ehk siis kasutame ise oma bürohoonete kütmiseks, kui selleks on võimalus. Või siis müüme või pakkumistele lähikondsetele hoonetele, on siis kortermajad või midagi muud taolist. No miks mõned need ruumid niimoodi ustega eraldatud on? See on selle jaoks, et me saaksime sooja ja külma õhu võimalikult õigesse kohta juhitud. Kuna me kõik oleme digiteenuste sõltuvuses, siis me ju eeldame seda, et need teenused, mida meile pakutakse, toimiksid laitmatult. Ja see omakorda siis tegelikult seab nendele andmekeskustele nagu väga kõrged nõuded. Piltlikult ei tohi seal elektri kunagi ära katkeda ja see soojus peab olema kindlasti maha jaotud, vastasel juhul need võimsad arvutid siis kuumenevad lihtsalt üle. Serveriruumis sees eraldame ära külmad ja kuumad koridorid ja külmades koridorides anname siis serveritele külma õhku ja soojades koridoridest võtame seda sooja õhku ära. Ja lisaks sellele siis me üritame võimalikult pikka perioodi aastas kasutada üldse jahutamiseks välisõhku. Nimetatakse tehnoloogiliselt vaba jahutuseks. Kui suur nende andmekeskuste energiatarbimine siis niimoodi hoomatavas võtmes on? Telia näitel siis Telia enda elektritarbimine kogu Eesti energiatarbijast on kusagil 0,7%. Ja sellest omakorda 1/4 umbes on siis see, mida meil andmekeskused tarbivad. See tarbimine siis võib olla võrreldav umbes mõne Eesti väikelinna tarbimisega. Selliste tohutute energiamahtude juures ei saa jätta mitte midagi juhuse hooleks. Nii tuleb ettevõtetel oma energiatarbimist pidevalt jälgida ja planeerida. Tehnoloogiaettevõtted ongi siin just kui suunamudijad, kes teistele eeskuju näitavad. Meie jaoks on innovatsioon kõige lähemal. Et olla seal ise aktiivne, mõnel juhul ka agressiivne ja võtta riske. See tegelikult ongi see, miks tehnoloogiaettevõtted peaks seda järjest rohkem tegema. No mis need riskid on, mis te olete võtnud ja mis reaalselt on ära tasunud? Me oleme täna ehitamas päikesepaneele. Teoreetiliselt näeme seal tasuvusaegu riigipoolse toetusega isegi 5-7 aastat, mis tundub meie jaoks ulmeline. Aga... Ulmeliselt pikk või ulmeliselt lühike? Ulmeliselt lühike. Et väga selge suund peab olema ka lisaks innovatsiooni maaletoomisele ja selle uuendamisele vanade tehnoloogiate sulgemine.
et kui me siin 2017 panime kinni vanad telefonijaamad, mis olid ka suur ruum täis igasuguseid seadmeid, mis tootsid ka sooja lisaks oma muule tegevusele, siis me nägime püsivõrgu valdkonnas 10% energia vähenemist. Energia vaates tegelikult me täna juba tarbimegi 100% taastuvenergiat. Et Telia Eesti on aastast 2016 olnud täielikult taastuvenergia tarbija. Mitte ainult meie enda seadmed ja teenused seal taustal ei ole taastuvenergiat, vaid ka andmekeskuste kliendid, kes meil juures on, mis ei ole otseselt meie tarbimine, aga meie klientide tarbimine ka on 100% taastuvenergia. Milliseid aspekte te pidevalt jälgite, et Telia keskkonnasäästlikkuse poolt parandada? Arenevas IT ja telko maailmas me alati jälgime seda, et kui meie energiatarbimine jääb samale tasemele, kuigi me tegelikult suudame palju rohkem andmeid edastada, siis me oleme juba parem. Kindlasti ütleme serveriruumide poole pealt pidevalt otsime võimalikult häid lahendusi efektiivsemaks jahutamiseks, kui ka siis sellised väiksemad võidud, et kasutusel mitte olevad seadmed ikkagi üritame välja lülitada ja tulest jätta põlema ja ka võrgusõlmedes siis suvisel ei küta näiteks üritame radikad välja ja nii edasi, et need on tihtipeale oma tulemuslikkuselt kõige madalamal rippuvad õunad nii-öelda. Ehk siis ikka see vana klassikaline tõde, et kui lähed ruumist välja, kustuta tuli ära sellise tarbimise juures, on ikkagi märkimisväärne. See töötab väga hästi ja annab väga häid tulemusi. Proovige kodus ka. Kui uurida mereprügi olukorda Läänemeres, siis tuleb välja, et kõige hullem seis on meil siin Soome lahe randades. 70% kogu sellest prügimassist moodustab plastik. Plastikhõljum, erinevad tükid, osakesed ja nii edasi. See liigub mikroskoopiliste selliste palakeste kaupa läbi toiduahela, tappes mereelustikku ja saastades niimoodi meie toidulauda. Siinsamas Tallinna Vanasadamas on aga astutud esimesed sammud selle olukorra parandamiseks. Juuli algul paigaldati Vanasadama alale Siibin ehk mereprügipüüdur, mis korjab vette sattunud plastikut ja muud olmeprügi. Seaded hoiavad töös Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse tudengid, kes imemasina poolt kinni püütud prügi kohta andmeid koguvad. Alati, kui me enne tühjendamist tuleb see elekter välja lülitada. Nii. Nüüd, kui ta on väljas, me võime vaadata, mis seal filtri sisse on. See pump siis nagu ajab vett ringi ja vesi kannab siis osakesi sinna teie lõks. Ta on nagu selline, ta tõmbab seda enda sisse. Aha, ja siinsamas ta ongi? Siinsamas ta ongi. Väga huvitav masin. Ja praegu ta seisab siis, jah? Praegu elekter ei tööta, midagi ei tule sinna. Ja iga kord me siis võtame ta siit niimoodi välja. Siin on selline filter. Ja. Nii. Ja siia filtri sisse koguneb siis kogu see kraam. Ja. Ja siis me sorteerime selle ära, vaata, mis on. Arvatavasti võtame ka veeproovid, et vaadata, kas siin leidub mikroplastikut ning me võtame kogume need andmed ja teeme nendest analüüsi ning ka õpetame lastele ja koolidele, kui suur on see probleem, mis meil hetkel Läänemeres on. Keskkonnateadlikkuse kasvatamine noortes linnakodanikes oli ka üks Tallinna linna eesmärke, kui koostöös põhjanaabritega see projekt käima lükati. Kuid laiemalt on soov muidugi ka prügiprobleemile võimalikke lahendusi leida. Me tahaksime teada, millises seisus meie meri on. Ja selles on meil appi tulnud meie naabrid, soomlased. Wärtsilä tehastes on siis prügipüüdur nii-öelda valmis tehtud, on meile ta antud katsetamiseks, kuigi seda on juba maailmas üle 800 tüki, nad on teinud ja igal pool seda katsetatakse edukalt, vähem edukalt. Kuna me teeme väga tihedat koostööd Tallinna Sadamaga, meil on palju ühiseid projekte, siis me otsustasime ta siia panna ja siin on ka suhteliselt suur ju laevaliiklus, on siin väikelaevad praegu ja ka suured laevad käivad siin, ehk siis selle võrra me lootsime, et on nagu prügisem, et me saame teada, mis siis tegelikult on. Millist kasu nüüd Tallinna Sadam sellest konkreetsest projektist saab? Me tahaks saada aru, mis selle basseini tervis on,
Aga tegelikult meid huvitab kõikide meie sadamate basseinide ökoloogiline seisukord. See on nii loomulik, et sadam hoolib keskkonnast ja seda aastaid ja aastaid. Ma võin öelda, et meie päris äristrateegiasse on kestlik areng ja keskkonna eesmärgid sisse kirjutatud. Et ma ei kujuta üldse teistmoodi ette. Ja kui me räägime tänasest päevast või lähiperioodist, siis see osatähtsus kasvab veel. Et meri oleks puhas, seda ühelt poolt ja teisest küljest, et me oleme emissiooni vähendamas lähiaastatel. Nii et need on äärmiselt olulised teemad meile, aga ka meie klientidele. Võrreldes siis kogu muu maailmaga, kui suur see probleem võiks nii-öelda üldistatult olla? No kui võrrelda ookeanitega, siis probleem nii suur ei ole. Ta on ikkagi suur. Suur on see osa, mida me silmaga ei näe, ehk mikroplastik. Seda meil on siin kindlasti. Aga kui me vaatame siis seda makroplastikut, suuri osakesi, et ookeanides on siis kindlasti väga suur just nende hoovuste tõttu, et tegivadki need prügisaared, kus jääb siis pidama. Aga suurte ookeanite siis plastikureostus või üleüldse selline ujuv kraam vist meile ikkagi siia Läänemerre ei jõua tänu sellele Taani väinade kitsusele vist. Ja, et see, mis on meil siin, see on meie enda tehtud. Ehk siis me võime kokkuvõttes öelda kaamerasse otse välja, et meie ise reostame oma merd. Üks osa on seegi, et tänaval visatakse maha näiteks suitsukoni või midagi. See suitsukoni satub siia reovette, see läbi reove satub ta jälle siia meie Läänemerre. Või visatakse mingi kilekotike maha ja tuulega ta lendab meile siia. Milline on kõige hullem asi, mida te oma silmaga reostusena? Mina olen näiteks näinud Atlandi ookeanil külmkappi. Keset Atlandi ookeani tuleb ikkagi suur külmkapp, tuleb sulle vastu ujudes, et mis on tee kõige šokeerivam? No mina nii ei ole näinud, aga ma olen käinud ka randa koristamas niimoodi prügi ja siis just need kogused, mis me saame. Et see on nagu, see on jube lihtsalt. Ja, et me käimegi ühe korra käime ära, lähme ütleme 6 aja pärast uuesti ja jälle saame suure koguse prügi. Et inimesed viskavad lihtsalt neis kohvitopse, kõige hullem probleem ongi need sigaretikonid. Et see ongi see on plastikust tehtud ja seda mõtletakse et miskan see lihtsalt maha, aga kalad söövad sisse, linnud söövad sisse selle. Aga kas on olemas üldse mingisuguseid suuremaid selliseid nootasid, mis nagu lausa riisuvad merd? Jaa, on küll ja ookeanis hetkel sellega tegeletakse, selle prügiprobleemiga, et on selline suur nagu masin välja mõeldud, mis kogubki seda plastikprügi ja pärast siis nad koguvad selle kokku ja teevad uusi asju sellega. Näiteks mingid raamatukaani või siis mingid kohvialuseid, et nagu neid võimalusi on lõputult. Lülitame siis sisse jälle masina? Lülitame uuesti sisse. Ja kui tihti te siis nüüd ütleme seda võrku tühjendate? Mis see tsükkel on? Ülepäeviti. Ülepäeviti käime, vaatame, mis meil siia tulnud on ja analüüsime. Siis ühel päeval see projekt nagu saab läbi, siis te teete mingi kokkuvõtte või kuidas see? Minul ongi plaanis teha sellest enda bakalaureuse töö, kogu need andmed kokku ja me saaksime täpselt teada, kui suur on see probleem meil siin ja siis sealt edasi meetmeid rakendada, et seda leevendada. Siibin oli Tallinna Vanasadamas kokku 3 kuud kuni oktoobri alguseni. Võib öelda, et prügi kogus sadamavees on suurem siis, kui on tihedam laevaliiklus, sest suvel kogunes prügi rohkem kui sügisel. Nii et pole muud kui lõbureisijate suunas näppu viibutada.